kõigile. Päris paljudele ma siin vaatan, olen vast juba tuttav. Olen Triin Killing, tegelen siis Green Key projekti juhtimisega Eestis. Minuga koos on siin Harri Moora eksperdina. Oskab vastata suuremale jaola teie küsimustest. Ja nagu Maria ütles, siis kõik küsimused te võiksite panna chati. Sealt jooksvalt siis neid vaatame ja üritame ka vastata. Teie küsimused, mis te ette saatsite, oleme kätte saanud ja kindlasti neid ka vastame. Jah, ma jagan oma ekraani teiega. Nii, kas te näete? Jaa, praegu ta ei ole küll full screen'is, aga... Ta ei lähegi full screen'i sellepärast, et see on PDF. Okei, pole hullu. Kuna ma ei saanud teda teha PowerPointiks, siis ma loodan, et teid ei sega. Ei sega. Nii, et ma annaksin teile kõigepealt väikse ülevaate sellest, mis see Green Key on, et kui siin on sellised, kes kevadisel koolitusel näiteks osaleda ei saanud, siis siuke kerge ülevaade. Green Key on siis ülemaailmne selline turismi ökomärgis, mida antakse välja siis üle 60 riigis juba. Ja ta alustas oma tööd siis 2003 aastal. Et märgis siis ongi hotellidele, suurematele sellistele kämpingusaitidele, väiksematele majutusasutustele ja konverentsisaalidele. Et Eestis me restorane selle alla ei liigita. Meil on Eestis selle jaoks ehemärgis ja Green Key'd saame ka atraktsioonidele pakkuda. Eestis hetkel ühtegi atraktsiooni ei ole, aga me väga ootaksime neid, et kindlasti oleme valmis igati aitama, kui selline soov peaks tekkima. Green Key läheb siis Foundation for Environmental Educationi FEE alla. FEE on siis nii-öelda emaorganisatsioon, kuhu alla siis kuuluvad nii Green Key, Sinilipp kui ka Learning About Forests ja kõik sellised keskkonnaprogrammid siis nii-öelda. Nagu ütlesin, 2003 oli Eestis, vabandust. 1994 siis algas Green Key Taanist, arenes sealt vaikselt edasi ja nüüd on ta juba üle 60 riigis, et siin see 57 on vana info. Struktuurilt oleme siis sellised, et on FEE ja siis asutajaliikmed, see on siis see poliitiline level, kust allapoole tulevad meile näiteks kriteeriumid, kust allapoole tulevad meil näiteks COVIDiga seotud nagu kergendused, erinevad võimalused siis lihtsamini neid kriteeriumi täita, abi, igasugune teave. Siis administratiivne level on siis Taanis, on Green Key Internationali peakontor, ja igas riigis on siis national operatorid. Meie riiklik operaator siis nii-öelda on IMBI, Lepik Martinson, kes siis on EAS-i poolt ja mina olen siis otse tema all, ehk siis riigi projektijuht. Siis minuga kõrval ja töötavad siis Evelin ja Harri, kes osalevad siis, kes on osalenud Green Key tegemistes Eesti algusest peale ja vist olite ka Taani mingisugustes asjades koos ja Harri noogutab siit kõrvalt. Et selline väga pikk teadmiste pagas on siis Evelini ja Harri näol meile osaks langenud, on äärmiselt tore ja ma usun, et küsimustele leiame koos vastused, kui midagi peaks tekkima. Et siit näete, kuidas siis Green Key ettevõtted on jagunenud, nagu näha on ta küllaltki Euroopa põhine. Aga ka Kesk-Ameerikas ja Lõuna-Ameerikas mõned. Ja umbes niimoodi ta jaguneb, et üldiselt on ikkagi rohkem suuri hotelle ja väiksemaid majutusasutusi ja selliseid campsite siis nii-öelda. Eestis ei ole ühtegi kämpingut veel registreerinud, aga see kõik on võimalik. Mingisuguseid kitsenduid või nagu midagi rasket seal ei ole.
ja sellepärast ei tasu ka nagu ära ehmuda, et neid suuri hotelle on palju, et väikestele ja suurtele hotellidele on siiski kriteeriumid erinevad. Green Key siis ühendab endas nagu teadmised ja võimalused siis keskkonna juhtimisest, et sellega, kui te otsustate minna seda Green Key rada, saate endale tegelikult väga hea teadmiste pagasi, saate endale lisaks ka erinevad ligipääsud toolboxidele, erinevatele töötubadele, et te saate ennast ja enda liikmeid, siis kas töölisi või kolleege harida keskkonnaalastel teemadel. Seal on väga-väga palju erinevaid koolitusi, need kõik avanevad, teile on tasuta, kui olete Green Key'ga siis liitunud, et Green Key Internationali kodulehe peal on täitsa erinevad koolitused olemas. Et kõik kindlasti leiavad midagi, mis on neile oma ja mis neile võiks kasu tuua. Green Key siis jaguneb 13 kategooriasse. Ja mis ma nende kategooriate kohta oskan öelda, on see, et üldiselt, mis kategooriatega tuleb siis teha, on see, et esimesel aastal tuleks täita kõiki kohustuslikke kriteeriumeid. Et muidugi me oleme mõistlikud ja kui teil tõesti näiteks ei ole hotellis mitte ühtegi minikülmkappi, siis minikülmkappide kriteeriumit ilmselgelt täita ei saa. Et tuleb läheneda nendele kriteeriumitele kaine mõistusega ja kõik asjad saavad tehtud. Harri kindlasti peatub rohkem energia ja vee teemadel, sellepärast et need on pigem sellised võib-olla vähe raskemad ettevõtetele, kellel ei ole uus maja, kellel on juba vana ja sisse juurdunud tegemiste nii-öelda viis. Ja kindlasti räägime ka keskkonnapoliitika ja keskkonnaalaste tegevuste siis korraldamisest ettevõttes. Selle jaoks, et seda märgist siis taotleda, märgise taotlemine siis on küllaltki lihtsaks tehtud, et kõigepealt tuleb endal hotelli või siis majutusasutuse või atraktsiooni töötajate ja kõige selle sees teha selgeks Green Key kriteeriumid, need endale sisse viia, neid igapäevaselt kasutada, siis tuleb kohale auditeerija, siis kas mina või Evelin. Harri meil siin käib vähem, nii et mina või Evelin. Ja siis pärast auditit meie teeme siis Green Key Internationalile pakkumise, et meie sooviksime sellele ettevõttele anda siis väljastada Green Key märgise ja siis teie tulemiste põhiselt nemad otsustavad siis, et kas te saate märgise või mitte ja märgis tuleb teile siis otse sealt poolt. Et mina siit keegi seda otsust nagu otseselt vastu ei võta, otsuse võtame vastu meie siin Eestis koha peal, kui on tegemist pikendamisega. Mida võiks siis Green Key teile anda? Ta annab teie klientidele siis võimaluse tunda ennast turvaliselt, et teavad, et teie tegevus on roheline, et te ponnistate nii palju, kui on võimalik. Teil on võimalik säästa raha, näiteks just eile oli Järvamaal, toimus koos Päikesepuhkemajaga, mis on Saaremaalt siis ka selline seminar, koolitus, tutvustus ja seal näiteks Päikesepuhkemaja tõi väga hea näite, et neil on oma puurpäev ja ei saanud alguses aru, et miks nemad peaksid kasutama veenäidikut, aga siis üks hetk oligi niimoodi, et nad nägid seda veenäidiku mõõtu ja mõtlesid, et issand jumal, et see on 3 korda suurem kui eelmine kuu, et mis juhtus. Ja tuli välja, et tualetipotis oli jäänud nupp alla ja jooksnud seal 2 päeva. Ja see näitas päris ilusa summa sinna seda vee, nii-öelda seda kulu ja seda raiskamist, et seda me kindlasti teha ei taha, isegi kui meil on see oma vesi. Et sellised väiksed trikid ja mõtted, et miks ikkagi peaksid, miks me nagu õhutame, et kindlasti nende kriteeriumitega peaksid ennast väga kurssi viima ja neid kasutama. Siis kindlasti saate tuntust, saate rohkem promo näiteks EAS-i ja Puhka Eestis lehekülje peal ja võimalik on siis ka
erinevates mitte koolitussarjades saate ka kindlasti osaleda, aga osaleda erinevatel võistlustel, näiteks Best Practice on ülemaailmne, kus saavad kõik Green Key ettevõtted osaleda ja siis on ka ülemaailmne nii-öelda reklaam teile. Vot. Ja siin on kõik need punktid uuesti välja kirjutatud. Ja Green Key siis teeb koostööd selliste lehtedega, kus siis tuuakse välja just selliseid keskkonnasäästlikumaid ja keskkonnateadlikumaid hotelle ja kohti, kus siis peatuda, on siis kõik need leheküljed siin välja toodud. Ja need siis on suured partnerid Green Key'l, et siin on nii puhastusvahendeid kui suuri hotelligruppe. Green Key'si on Eestis praegu 20, võin valetada. Neid on siin üle Eesti, aga kindlasti näeksime neid ka Kesk-Eestis rohkem, näeksime neid ükskõik kus kohast te olete, et kindlasti jõuame kõigini, kui väga vaja. Või kui üldse vaja, kindlasti jõuame teieni. Et siis minu või Eveliniga saate ühendust võtta ja siis Finn ja Isabel on siis international koordinaatorid, et kui on soovi nendega otse ühendust võtta. Ja mina annaksin nüüd sõna Harrile, kes siis tutvustab teile lisa, mis me siin täna teile kokku pannud oleme. Tere hommikust kõigile ka minu poolt ja ma saan aru, et osadega me oleme kohtunud juba sel kevadel läbi viidud sihukese väikse koolituse raames, et tegelikult tänase ürituse mõte oli meil ju teatud teemasid üle käia, et vastata teie küsimustele. Ma väga loodan, et mõned, kes teist olete juba rohelise võtme peale, mulle meeldib eesti keeles öelda roheline võti, andke andeks, et mõnes mõttes isiklikult häirib, et me kasutame seda ingliskeelset sõna Green Key, aga selles suhtes siis andke andeks rohelise võtme või Green Key eestvedajad. Aga selles suhtes jah, et ma kujutan ette, et nii mitmedki teist on mõelnud oma majutus või muu turismiga seotud tegevuse rohelisemaks muutmisele. Roheliseks muutmine, nii nagu te kuulsite Triinu poolt, on mõistlik. Ja selles suhtes me tegelikult osaliselt või ka üpris detailselt juba katsime ära ka eelmisel koolitusel need teemavaldkonnad, aga nagu ma enne mainisin, siis on hea võimalus üle küsida asju ja tegelikult see eelmise korra koolitus on täiesti kättesaadav ka Puhka Eesti kodulehel, kus on tookord me selle salvestasime ja selle nii-öelda webinaride võlu ongi see, et me saame seda teemat nii-öelda laivis ja teiselt poolt ka salvestatuna näidata. Nii et kindlasti täna ei ole eesmärk meil minna väga detailidesse, uuesti või ütleme katta kogu seda teemavaldkonda, aga ootaks teie küsimusi erinevates valdkondades. Aga enne veel, kui te saate mõelda ja veel küsimusi ja erinevaid teemasid, mis teil hinge peal on, alates rohelise võtme nii-öelda perspektiividest, miks seda teha, kuidas seda teha, äkki teil on mingisugused konkreetsed küsimused näiteks vee tarbimisega seoses, mida te tahaksite võib-olla käsitleda, mingid küsimused või siis energiaga seoses. Minu lemmikteema on jäätmekäitlus, sellest me võiksime rääkida kogu päeva, kahjuks aega selleks ei ole. Või etteulatuvalt ütlen, et tegelikult meil on plaanis siis kõigi teiega, kes te huvitatud olete rohelise võtme märgise kohase sellise juhtimis- või keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamisest, et meil on tegelikult plaanis siin, ma kujutan järgmise aasta alguses, see aasta lõpp enam ei jõua, aga teha nüüd temaatilisi seminare, sest et juba me oleme saanud tagasisidet, et energiaga seotud teemad, energiatõhusus, kõik see, mis on seotud selliste tehniliste lahendustega. Tänasel päeval ju see energia kasutamine alates elektrienergia kasutamisest, kütte, ventilatsioon, seadmed, kõik need teemad on tegelikult väga
tehnilised ja vajavad tihtipeale ka niisugust eksperdipoolset nõustamist. Ja selles suhtes me oleme siis praegu plaaninud, et me siin järgmise aasta alguses teeme vähemasti paar sellist eraldi seminari ja me oleme neid ka varem teinud ja need on väga hästi vastu võetud. Kindlasti üks teema oleks energiatõhusus. Võib-olla sinna juurde lisada ka veekasutus, sest et nii nagu Triin siin näitena tõi, vesi ei ole ainult vesi, vaid see on ka energia. Väga palju ju majutusasutusi peavad seda vett soojendama, eriti kui me räägime suurematest spaadest või muudest sellistest majutusasutustest ja turismiettevõtetest, kus veega seotu on väga palju seotud ka energiaga ja seal nagu tänases olukorras, kus tegelikult turisminduses on rasked ajad, on kindlasti see temaatika, mis puudutab sellist ressursitõhusat ja ökonoomset majandamist väga-väga oluline. Nii et need teemad ma juba ette ütlevalt tulevad täpsemalt käsitlusele, aga kui teil nüüd veel on ad hoc selliseid küsimusi selles valdkonnas, siis me kindlasti saame jooksvalt ka siin nendel teemadel vastata. Minu lemmikteema jäätmekäitlus, nagu ma enne ütlesin, kindlasti ka ja meelega lisaks selle ka võib-olla sinna nii-öelda spetsiifiliste teemade valdkonda, kuna see jäätmekäitlus on oluline. See on üks väheseid valdkondasid ütleme, turismisektoris, mis on ka visuaalselt nähtav ja mis osas väga selgesti ka kliendid on hakanud lausa nõudma või eeldavad, et igast endast lugupidaval turismiettevõttel on jäätmete liigiti kogumise süsteem olemas, see on lihtne, arusaadav ja ka tegelikult peaks olema siis ka teiselt poolt siis olulise niisuguse keskkonnaeesmärgina tõstatatud ja ta on kindlasti ka selline pedagoogiline pool. Vaat nii, niisugune väikene sissejuhatus, aga kui nüüd... Minul on küsimus algettekandega seoses. Just seda ma mõtlesingi, et esimese asjana võib-olla siis võtaksime küsimused, mis puudutavad seda rakendamise, märgise saamise, õige sellega. Leo, kuuleme. Seal oli teil võrgustikus sees midagi metsast, learning about forest, et kas sellest midagi võiks rohkem teada saada? Ja teine, mis päraspoolt tuli, et on rohelised piirkonnad, green areas, et sellest tunneksin ka natukene rohkem huvi või annate viited, kus rohkem teada saada? Aitäh! Et kuna see learning about forest ja green areas ei ole otseselt nagu Green Key'ga seotud, vaid on lihtsalt üks võimalustest siis FE alt õppida keskkonna teadlikumaks, siis jah, ma võin teile leida need lingid, aga need ei lähe tänase koolitusega väga kokku. Aga jah. Ja, et nii palju teile veel lisada, et selle FE kui siis sellise katusorganisatsiooni all nad on välja töötanud siis terve rea skeeme erinevatele valdkondadele. Eestis on peale rohelise võtme või Green Key nüüd üha rohkem populaarsust saamas rohelise kooli süsteem, mida siis Tallinna linn on siin edukalt rakendanud ja mida ka teistes linnades, omavalitsustes on hakatud rakendama. Ja siis FE pakub sellist ökoskuuli või rohekooli skeemi, mis samamoodi toimib siis natuke sarnaselt nagu roheline võti. Ehk siis see oleks jällegi võib-olla selline huvitav teemavaldkond, mida siis integreerida sellisesse piirkondliku omavalitsuse üldisesse keskkonnatemaatikasse ja see roheline võti ja need muud sellised vahendid väga hästi sobituvad just piirkonna omavalitsuse teemadesse, mis puudutab selliseid roheinitsiatiive. Ma tean, et hästi populaarseks on muutunud erinevate omavalitsuste ja need samad roheinitsiatiivid, mõned võib-olla teist on kuulnud, et näiteks Lääne-Harju vald pretendeerib sellise rohevalla tiitlile, kuigi jah, küsimus on see, et mis see siis tähendab ja kuidas see sisustatud on. Aga kui me räägime Saaremaast, siis ma kujutan ette, et kui
kes siis veel, kui Saaremaa võiks olla nagu näide sellisest rohevallast. Ma pean tõdema, et Saaremaa inimesed on olnud väga nii-öelda initsiatiivikad, pigem rohkem tegusid kui vähem sõnasid ja selles mõttes piirkondlikul tasandil sellise rohelise võtme ja muude selliste skeemide rakendamine juba nii-öelda valla sellise keskkonnapoliitika ühe osana oleks mõistlik, et tänasel päeval need asjad peaksid olema eraldis ka piirkondliku sellise strateegilise osad. Aga järgmisest aastast hakkab Green Destination. Ja Saaremaa on üks nendest, kes selles juba vaikselt osaleb. Sa võiksid rääkida 2 sõnaga ka seda eraldi, ehk siis rohelised sihtkohad, mis on ka siis omakorda selline Euroopa initsiatiiv, eks 2 sõnaga võib-olla siis räägi. Green Destination on siis Euroopa initsiatiiv, ongi siis selline sarnane märgis Green Key'le, aga see kehtib siis kogu sihtkohale, ehk siis kogu vallale, kogu linnale ja või piirkonnale üldisemalt. Just nimelt või piirkonnale üldisemalt, et näiteks terve Saaremaa on seal minu teada hetkel juba täitsa tegus. Seal vaadatakse üle jäätmemajandus, kuidas vett kasutatakse, erinevad seadusandlused, kohalike omavalitsuste püüdlused, et see on väga selline laialdane märgis ja sinna sisse siis hakkab kuuluma ka Green Key ettevõtete, kas siis nagu kogus, et palju neid selles piirkonnas on ja seda lihtsam on siis sellel piirkonnal lõpuks seda märgist siis taotleda. Et kindlasti annate suure panuse enda tegemistega siis kogu Saaremaa rohelisemaks muutmisele. Ja, et mõte on et see oleks nagu sihtkoha või piirkonna turundamine ja nii nagu siin varem sarnased näited on näiteks Lahemaal ja mujal, eks ju, siis roheline võti on siis konkreetne siis vahend selle nii-öelda turunduse sees, siis näidata piirkonna majutusasutuste keskkonnahoidlikkust. Ja seda ei saa lihtsalt deklareerida ja sellepärast ongi mõistlik, et siis teatud piirkonnas oleks kriitiline mass ettevõtteid vastavat märgist siis omaks. Siis on seda ka palju lihtsam turustada. Ja see ongi üks selline rohelise võtme rakendamisega võimalik tulu majutusettevõtetele, turismiettevõtetele iseenesest. Aga muidugi tänasel päeval me peame arvestama sellega, et turismi olukord on selline, nagu ta on ja selles nagu kontekstis on roheline võti, nagu Katriin siin ennem mainis, rohelise võtme kriteeriumid on väga hea alus oma sellise igapäevase tegevuse säästlikumaks, ressursitõhusamaks, energiatõhusamaks muutmisel. Ma kõigil soovitan, et kes veel ei ole tutvunud, mina olen vanakooli inimene, aga minul on ta lausa välja prinditud laua serva peal. Ma seda siis iga natukese aja tagant ise ka lehitsen, sest et need kriteeriumid on jagatud erinevatesse valdkondadesse ja sellisel kujul oleks mõistlik kellel tahes, sõltumata sellest, kas on väga suur soov rohelise võtmesüsteemi rakendada või pigem esialgu hakata nii-öelda üldisemas plaanis oma keskkonnategevust parendama, igal juhul võtta need kriteeriumid aluseks ja hakata nende kriteeriumite põhiselt oma tegevust siis hindama ja läbi vaatama. Ja teine pool kindlasti on see, et see annab hea võimaluse siis ka investeeringute tegemiseks. Ma ei tea, kuidas Saaremaal väiksemate turismiettevõtetega on, aga näiteks siin Tallinnas ja mitmel pool on selle COVID-i raames tegelikult majutusettevõtted kasutanud seda momenti ehk siis läbi viia suuremat sorti renoveerimisi, remonte ja ka siin tegelikult me oleme siin olnud erinevad projektide raames ettevõtetega koos või kontaktis ja me oleme alati öelnud, et kui te hakkate investeerima midagi ümber ehitama, vahetama veesüsteemi, energiasüsteemi, võtke see rohelise võtme kriteeriumid endale kätte ja vaadake sealt seda väga head juhiseid, millele siis tähelepanu pöörata. Nii, aitäh, saime selgemaks ja tänan ka selle eest, et Saaremaa suunal olete mõelnud. Miks mitte Saaremaa ei võiks ju rohelisemaks muutuda rohelise võtme kontekstis
Seda enam, et ju Saaremaa on ka Lääne-Eesti biosfääri kaitseala võrgustikus ja need kaks teemat peaksid teineteist ju tugevalt toetama ja aitama. Et see oleks võib-olla teiega üks koostöösuund, et torkida seda biosfääri kaitseala teemat. Aitäh! Jah, et meil on tegelikult olnud biosfääri kaitsealaga siin mõtteid varasematel aastatel teha lausa eraldi projekt selles suhtes, et nii-öelda integreerida roheline võti ja biosfääri kaitseala selline keskkonnapoliitika ja ettevõtluspoliitika. Ja kahjuks on niiviisi olnud, et siis me oleme üritanud seda raha saada nii-öelda KIK-ist ehk siis Keskkonnaministeeriumi alt, aga siin ongi väikesed käärid praegu, et roheline võti läbi sellise turismitegevust toetava või vahendi on siis EAS-i all. Nii et siin me oleme ka arutanud ja ma tean, et EAS on praegu kaardistamas ka võimalusi just selle sama post-Covidi või Covidi järgse toetusskeemi täiendamisel ja ümberhindamisel, et kuidas oleks võimalik siis erinevate ministeeriumite alla kuuluvaid ressursse kokku panna. Ja siin oleks nagu väga mõistlik, et siis selline keskkonnapoliitiline eesmärk oleks seotud ka sellise keskkonnahoidliku majandustegevusega ja ma väga loodan, et siit nendest kokkulepetest ja sellest suurest rahalaevast, mida on lubatud, mis liigub ju suure mürina ja kärinaga Eesti poole, ühelt poolt Euroopast ja teiselt poolt siis ka Eesti oma eelarve, kus on ju laenu võetud, kus siis tegelikult Euroopa rahastusest ju 1/3 peab minema otseselt sellise keskkonnategevuse, aga ma pean siis silmas ikkagi keskkond ja ettevõtlus sellise tegevuse toetamiseks. Tegelikult on siin kindlasti ka toetus tulemas, Triin juba natukene ka rääkis, eks ju, selles suhtes, et minu arvamus siin reaktsioonina on kindlasti see, et nii majandusasutused, aga ka Saaremaa muud siis organisatsioonid, mis tahes nad siis on, kas nad on siis näiteks seotud merega, looduskaitsega, miks mitte hariduse poolega, ma tean, et kõikidest nendest osadest on siin täna kuulajad olemas, et tekitada ka omalt poolt mõelda siis sellist integreeritud projektide kokkupanemisel, sest et sellel on praegu suur jume ja eriti kui me räägime sellisest turismisektorist ja selle toetamisest, siis ma olen päris kindel, et need võiksid olla perspektiivsed, aga jällegi mõistlik oleks need integreeritud läbi viia, nii et roheline võti integreeritud siis mingisuguste muude teemavaldkondadega. Kui oleks kriitiline mass inimesi, organisatsioone, kes tahaks Saaremaal sellised projekti initsieerida, siis siin me saame ka kindlasti abi pakkuda. No see koostöö teema on ei kellegi maal ja võib-olla tõesti ka siis SAK ja Saaremaa vald koostöös leiavad ikkagi võimaluse, et seda vajalikku koostööd rohelise võtme ja biosfääri programmiala eesmärke koos ellu viia. Aitäh! Siin vahepeale kommentaariks, tervist, Rainer Vainart, mina Saare Arenduskeskusest, et me oleme tegelikult siin terve suvekuu koostöös Tartu regiooni energiaagentuuriga TREA koostanud Saaremaa, Ruhnu ja Muhu kohta nii-öelda selle SEACAP-i ehk Sustainable Energy and Climate Action Plan'i, et põhimõtteliselt see on see strateegia põhimõtteliselt, millel täna kõik baseerub, ilma milleta tegelikult on fondide nii-öelda rahastused lukus ja tegelikult see nii-öelda käik on selgelt sees, et siin lihtsalt ongi nüüd volikogudes vaja need asjad kinnitada ja natuke seda nii-öelda poliitilise tasandi teadlikkust tõsta. Ma olen sellega täitsa nõus, aga jah, et mõistlik oleks nendesse nii-öelda võimalitesse strateegilistesse plaanidesse siis integreerida sisse juba olemasolevad vahendid. Seesama roheline võti, võib-olla midagi veel muud, eks ju, mis tegelikult on ju täitsa olemas vahendid, mis tegelikult aitavad kaasa nii energia tõhususe eesmärkide, kliimaneutraalsuse, ringsuse, kõik need olulised võtmesõnad, mis kõikides nendes nii-öelda rahastusprogrammides, tulevastes rahastusprogrammides võtmesed on sees on. Täiesti nõus.
Nii et siit nagu terendab küllaltki positiivne võimalus siis ka majutus- ja turismiettevõtetele siiski abi saada. Et praegu on, mul on hea meel, et ikkagi nii palju osalejaid meil siin jätkuvalt Saaremaalt on, et me oleme siin olnud ka kokkupuutes mitmete turismiettevõtetega, kes on väga nii-öelda nukrad, kui mitte öelda masenduses ja pigem näevad mustades värvides tulevikku, aga ma siis kui te jällegi järgmise küsimuse mõttena, kindlasti teil on küsimusi palju, aga mulle meeldib rääkida, nagu te olete aru saanud. Et siis ma olin just eile, oli see niinimetatud Tallinna rohepealinna kokkusaamine ja seal hulgas kindlasti olete kuulnud ka sellisest nagu rohetiiger, mis siin Eestis praegu möllab ja tahab teha rohepööret siin lähiaastatel. Ja seal igal pool on nagu selline riigisektori hangete temaatika üleval ja me oleme seda väga tugevasti nüüd pressinud ja me loodame, et lähiajal nii riigisektoris, ametites kui ka mujal väga selgesti ikkagi võetakse nii-öelda kohustuseks, kui me hakkame nüüd erinevaid üritusi majutusteenust ostma, siis peaks riigisektoril olema igal juhul eelis või vähemalt nad peaksid eelistama rohelise võtmega ettevõtteid. Ma arvan, et see oleks nagu kõige tugevam motivaator tänases olukorras majutusasutustele rohelist võtit rakendada ja tegelikult ma juba tegin siin ka kriitilise märkuse ühel üritusel, kus oldi ühes hotellis, nime ei hakka ütlema, ma küsisin nende samade rohetiigrite käest, et miks te siin hotellis seda korraldate, miks te ei korralda rohelise võtmega hotellis seda asja ja selle peale lubati, et kõik need sajad ja tuhanded üritused, mis siis selle rohetiigri ja muudes initsiatiivides toimuma hakkavad, toimuvad ainult rohelise võtme majutusasutustes ja teenusepakkujate juures. Harrile nüüd lisaks öelda, siis EAS on teinud täpselt samasuguse väljaütlemise, et nemad nüüd järgmise aasta jooksul katsuvad endale sinna, ma ei teagi täpselt, mis dokument neil seal nagu nii-öelda kodudokument on, et kõik enda firma sisesed ehk siis EAS-i sisesed üritused peavad toimuma Green Key ettevõtetes ja kõik ööbimised Green Key ettevõtetes, et neil ei ole enam võimalust sellest nii-öelda mööda minna. Et need, kes on juba keskkonnateadlikumad, need juba nagunii teevad seda, aga need plaanivad sellega endale päriselt kirja panna niimoodi, et kõigil on see kohustus. Kas on nüüd veel tekkinud mõtteid selle ülipositiivse sisenduse tulemusel või me võime võtta ka nüüd niisuguseid konkreetsemaid küsimusi. Siin üheks küsimuseks oli see, et kust saaks abi ja Triin tegelikult oma jutus juba kattis, et ühelt poolt siis EAS ja teiselt poolt siis meie instituut ja Triin on siis see kontaktisik, läbi kelle mis tahes küsimused tekivad rohelise võtme osas, selles osas me siis proovime abi pakkuda. Meil on kindlasti plaanis jätkata, ühelt poolt on võimalik individuaalselt nõustust pakkuda, kellelgi tekib küsimusi nende samade kriteeriumide rakendamise osas, on jällegi võimalik seda meil konkreetselt siis nõustada seda, aga nagu ma enne ütlesin, kindlasti me tahame nüüd järgmisel aastal, kui võib-olla turismitegevuses ongi rohkem aega ja mõtteid sättida ja oma nii-öelda tegevust võib-olla isegi ümber kujundada nii investeeringute kui ka korralduslikus mõttes, et me teeme siis neid nii-öelda valdkondlikke üritusi, seminare, et siis tekitada selline hea know-how ja tugevdada seda rohelise võtme klubi või võrgustikku. Kui küsimusi rohkem ei ole, siis otse küsimus, siis meil on siin paberi veel me oleme mõningaid teemasid siin juba katnud veel, kui me veel positiivsuse poole pealt rääkida. Jah, et me juba seda mainisime ja ma arvan, et see on kõige tugevam motivatsioon just see riigisektor, sealhulgas ka erinevad rahastajad või ütleme toetusorganisatsioonid, kes siis ütlevad, et peaks rohelise võtme hotellis ürituse korraldama, on ka tegelikult rahvusvahelisel tasandil üht-teist toimimas. Kas sa, Triin, kahe sõnaga räägid need suured broneerimiskeskkonnad, kas seal on ka midagi uut tulnud? Ma tean, et on varem olnud koostöö Book Different, Booking.comiga on ka olnud läbirääkimisi. Booking.comiga hetkel
läbirääkimised veel käivad, et kuna see on nii suur platvorm, siis seal on natuke rohkem sellist bürokraatiat, aga seal on ka läbirääkimised siis Green Key Internationali poolt, et igas sihtkohas, siis näiteks kui sa võtad ette Eesti, et siis Eestit otsides kuvatakse eelisjärjekorras just Green Key ettevõtted, mida on siis hetkel Eestis seal 20 ringis, eks ole, ja olla seal 21. seas on juba päris hea selline komm, nagu Harjule meeldib öelda. Et sellised läbirääkimised on käimas ja loodetavasti siis see pandeemia olukord siis natuke kiirendab ka neid läbirääkimised nagu tulemust, et see tuleb meile kiiremini. Jah. Siis muidugi on erinevad need lehed, mis ma teile juba eelmises selles ettekandes nagu näitasin, et sealt otsivad üldiselt sellised keskkonnateadlikumad, võib-olla sellised vähe suuremat kvaliteeti ja keskkonnahoidu otsivad inimesed otsivad enda hotelle, et kui olete Green Key'ga liitunud, siis need hotellid liiguvad automaatselt ka sinna. Ja muidugi Puhka Eestis on eelkuvamine kõigil, et näiteks kui võtta lahti Saaremaa, siis sealt eelkuvatakse kohe väikese puhkemaja, sellepärast et temal on ainukesena hetkel Saaremaalt siis Green Key olemas, et teda siis eeliskuvatakse. Ja mis tuli just nendelt tagasisideks on näiteks see, et kuna Päikese puhkemaja on küllaltki pisike majutusasutus ja sellised pisikesed majutusasutused on väga tihti selliseks põhikohaks, kuhu lähevad noored pidutsema. Läbukohad. Ma ei tahtnud seda välja öelda, aitäh, Harri. Siis Päikese puhkemaja on näinud seda trendi, et need läbustajad sinna enam ei tule. Sellepärast, et kui nad lähevad sinna kodulehele, nad näevad, et seal on see Green Key, et seal on mingisugused keskkonnahoidlikud põhimõtted ja nad leiavad, et see koht ei ole vist meile. Et ju meid äkki ei võeta ja meil selliseid plaane ei ole, lähme kuhugi mujale. Et seda trendi on Päikese puhkemaja näinud ja nad on väga rahul sellega, et neil ei ole enam selliseid suuri probleeme nagu enne oli. Aga kas kahe sõnaga, kui me veel oleme nii innukalt praegu rääkinud, kui oluline, kui hea mõte oleks, eks ju, rohelise võtme märgist endale soetada, et kas on veel mingisuguseid arenguid siin viimasel ajal, ma pean siin silmas just majandusministeerium või kas on mingid nende toetuste osas, mis on tulemas, kas midagi konkreetsemad ka või mingid mõtteid veel on? Mõtteid on, midagi konkreetset ma teile välja lubada hetkel ei saa, aga hästi tähtis on, kui olla Green Key ettevõte, on hästi tähtis suhelda siis projektijuhi ja siis selle national operatoriga. Meie ootame tohutult tagasisidet ja nüüd, kui me oleme kogunud pidevalt seda tagasisidet, tegevuskavas ja kõiki selliseid asju, siis MKM just küsis sisendit selleks, et millised on hotellide tegevuskavades olevad eesmärgid energia nagu kulu ja kõige selle parandamiseks. Ja tänu sellele, et kõik mul see info olemas oli, sain ma selle siis MKM-ile saata ja sellest tulenevalt siis hakatakse kirjutama ja leidma seda raha, et hotellidele toetust maksta, et nad saaksid selliseid energiateemadele keskenduvaid uuendusi ja parendusi siis enda hotellides läbi viia. Summad olid, mis sa ütlesid? Et siin on, hetkel on selline asi sisse viidud nagu see, ehk siis kui te soovite nii-öelda oma seda sortimendi vahetust teha, ehk siis ei soovi enam niisama üldiseid kliente, vaid soovite võib-olla natuke rohelisemaid kliente, siis on võimalik teha selline taotlus ja kogu selle taotluste nagu kui kõikide taotluste peale läheb jagamisele 5 miljonit eurot. Et Saare hotell Mändjalas on minu teada juba seda taotlemist alustanud. Neil on ka Green Key tegemine seal sees ja mina kahjuks seda siin välja öelda ei saa, sest mina sellega ei tegele, aga on väga suur võimalus, et neile sealt mingi tükike langeb ja nemad saavad siis sealt oma nii-öelda investeeringuid teha.
Ehk siis tegu on nagu sellise ärimudeli täiendamise või muutmisega ja ärimudel võib olla erinev, see võib ühelt poolt vaadata kliendisegmente, teenuseid, aga siia alla saab kindlasti ka panna teatud tegevuse efektiivsuse tõstmised ja muud asjad ja võib-olla siis näiteks näidata, et rohkem keskenduda keskkonnahoidlikele teenustele, see vajab lisainvesteeringuid ja kui targalt neid taotlusi teha, siis on sinna võimalik läbi siis Green-Key rakendamise sisse tuua ka konkreetsemaid näiteks energiatõhususe ja muid teemasid, mis tegelikult ju on asjakohased praeguses olukorras, kus tegelikult oleks mõistlik nagu ettevõtete konkurentsivõimet tõsta. Et siin on terve rida näiteid nii restoranides kui ka hotellides, kus väga selgesti need nii-öelda majandamise kulud on kontrolli alt väljas, siis on selge, et tänases majandusolukorras ja sellises ebaselges tulevikus pikka pidu ei ole. Selle sama toetuse meetme juurde täienduseks, et see avaneb ametlikult jaanuari 1. nädalal väidetavalt ja need samad taotlusvormid ja tingimused peaks EAS-i lehel üles minema nüüd lähinädala 2 jooksul. Ma panen siia samme chati viite sellele, millised olid need tingimused COVID ajal ja COVID ajal ka hästi paljud hotellid just nimelt taotlesid seda nii-öelda kliendisegmendi muutmist nii-öelda siis, et tarbija teadlikule kliendile enda nii-öelda pilk pöörata ja väga paljud need, kes taotlus esitasid, said tegelikult positiivse otsuse ka. Jah, just. Aitäh, Reiner. Et nagu siis aru saada, et jah, et oleks mõistlik sellele mõelda neid võimalikke toetusi kasutada ja siis kindlasti siis just selle sama enda konkurentsivõimelisuse ressursi ja energiatõhususe täiendamiseks oleks vältimatu, et täna need teemad üle vaadata. Võib-olla siis, kas nüüd on veel küsimusi tulnud? Spetsiifilisi kõik, mis hingel võib praegu küsida, meil on veel 15 minutit aega. Seda võimalust palju ei pakuta või pakutakse siis... Pakume siin üks-ühele, et mina istun inimestega siin tunnikesi telefonid. Aga ma võib-olla siis 2 sõnaga oleme siin saanud natuke ka tagasisidet varem, et oluline on tegelikult kogu selle teema puhul mitte seda käsitleda sellise projektipõhise tegevusena, et nii nagu see roheline võti, see ideoloogia on, et tegu on ikkagi sellise süsteemse ja plaanipärase või ütleme oma juhtimissüsteemi, majandamissüsteemi jätkusuutlikumaks muutmine. See tähendab seda, et te teete seda ikkagi pidevalt jätkusuutlikult, mitte see ei ole näiteks mingisuguste ventilatsioonisüsteemide väljavahetamine või energiatõhusate seadmete ostmine, kuigi need on ka osa rohelise võtmesüsteemist ja sellepärast ülioluline on ja mida me ka ise näeme, et ikkagi vaadata enda nii-öelda ettevõtte sisse ja ma kujutan ette, et see on keeruline, aga ikkagi leida siis nii-öelda vastutaja või inimene, kes siis võtab selle rohelise võtme temaatika koordineerimise ja vedamise oma peale. Ja väikestes organisatsioonides ja ettevõtetes on selge, et neid inimesi ju palju ei ole ja need see langeb ikkagi nende põhitegijate nii-öelda turjale, aga siin on erinevaid viise, kuidas seda teha. Jällegi üks näide, kui see väike majutusasutus, et ei pea väga bürokraatlikuks seda asja tegema, et seda võib teha vabalt ka näiteks nädala lõpus või laupäeva õhtuses ühissauna ajal teha väike kokkuvõte ja täita paar lehte või siis nii-öelda mõtted kirja panna. Seda võib ka elektrooniliselt teha, nii et neid võtteid ja viise, kuidas tegelikult väikestes organisatsioonides seda rohelise võtmesüsteemi rakendada on mitmeid ja see ei pea olema nii bürokraatlik ja formaalne, nagu ta siin võib-olla alguses kriteeriumid lugedes tundub. Üks asi, mis on nagu ära ehmatanud, on, et siin on ühe kriteeriumi, siin alguses peaks olema organisatsioonil või ettevõttel keskkonnapoliitika. Sõna keskkonnapoliitika juba iseenesest võib ära ehmatada, et ohoh, et mingisugune väike ettevõte, nüüd on meil mingi imelik jube poliitika äkki majas. Et tegu ei ole ju sellise sõna, on võib-olla natuke paha eesti keele tõlgituna. Mina olen soovitanud ettevõttes, et tehke endale lühikene põhimõtete kogum, see võib olla meie
keskkonnategevuse põhimõtted, et see ei pea olema sõnastatud nagu poliitikana, vaid eesmärk on see, et te mõtleksite läbi, mis on siis teile nagu kohustus, mida te tahate keskkonnavaldkonnas või sellises rohetegevuses saavutada ja mis on need nagu üldised suunad, kuhu poole te tahate liikuda ja ma jällegi soovitan, et vaadake teiste rohelise võtme hotellide näiteid, kuidas on seda tehtud, aga seal jällegi mingit kindlat vormi ei ole. Oluline on see, et see peaks olema ka väljapoole hästi kommunikeeritud ja see ongi esimene asi, millega te võiksite alustada, oma keskkonnapõhimõtted paberile panna, neid nii enda jaoks nii-öelda läbi mõelda ja siis selle taga tekitada endale iga aasta jaoks eraldi väikene tegevuskava, mis asju te tahate keskkonnavaldkonnas teha, aga need keskkonnaasjad, nagu me aru saime, ei pruugigi olla ainult keskkonnaasjad. Need samad igapäevased majandamise ja tegevused alates. Ressursitõhusus, mida me kasutame, kuidas me puhastamist läbi viime, millised seadmeid ostame, kõik need teemad, eks ju, on seal tegelikult sees. See keskkonnateema ei ole tänasel päeval mingi eraldiseisev teema, vaid see on ettevõtte tavaline igapäevane juhtimine. Ja et selle poliitika osas ei tasu siis ära ehmatada ja selle võiks teha isegi need ettevõtted, kes kohe homme ei taha rohelist võtit, aga samm-sammult hakkavad neid elemente rakendama. Kas ma võin korra vahel? Et need keskkonnapõhimõtted siis on mõttekas välja reklaamida nagu päikesepuhkemäe näitel siis oma kodulehekülje peal. Ja kui olete väike ettevõte ja ei oska väga hästi seda kommunikatsiooni teha, siis ma arvan, et ma võiksin teid natukene lükata siis Saare arenduskeskuse või siis selle nii-öelda turundusspetsialisti poole siis Visit Saaremaa poolt. Et kui sealt kenasti küsida, siis ma usun, et kindlasti sealt saate abi, kuidas siis seda näiteks sõnastada, kuidas seda välja panna siis oma kodulehele. Ja üldiselt kõikidel, nagu Harri ütles, et võite vaadata teiste näiteid, siis kõikidel Greenkey ettevõtetel on oma see keskkonnapoliitika või need põhimõtted siis kodulehel olemas, et kindlasti minge ja surfake. Ja see on oluline, et ennast väljapool näidata, nii nagu me enne ju leppisime kokku või saime aru, et tegelikult turg hakkab otsima teid mingil hetkel, et väga selgesti oleksite siis nii-öelda visuaalselt ka nähtavad. Varem oleme näinud siin mitmeid rohelise võtme hotelle, kes teevad väga tublit tööd, aga nagu kui sa lähed sinna hotelli sisse või isegi kodulehele, siis see rohelise võtme märgis või see informatsioon, et tegelikult on tegu rohelise organisatsiooni või ettevõttega, see ei tule nii-öelda kohe visuaalselt selgelt välja. Ja tihti ongi küsimusi olnud, et kus me neid leiame, kus see info üleval on ja nii edasi. Peab ise ühelt poolt EAS kindlasti on teinud palju, et siis kõike seda kuvada erinevatel kodulehtedel, eks ju, aga mõistlik oleks ka ise seda aktiivselt teha. Ja see on seotud see Triinu soovitus, ja siin on eraldi kriteerium ka siin nii-öelda keskkonnajuhtimise all, et ettevõte peaks tegema aktiivset koostööd siis kohalike huvirühmade ja organisatsioonidega ja siis jällegi, et ma kujutan ette, et Saaremaa on nagu selles mõttes ideaalne koht, kus siis sellist kas siis klastripõhist või kuidas neid erinevad peened sõnad on, siis sellist koostöövõrgustikku arendada ja tegelikult neid erinevaid teenuseid, mis on ühelt poolt keskkonnahoidlikud, aga miks mitte ka väga palju selline traditsiooni, kultuuri ja nii edasi pakuvad, et need võiksid olla omavahel seostatud. Et tegelikult ma kujutan ette, Saaremaal on seda juba tehakse. Et selles suhtes jällegi hakkama pead murdma, et mida see kriteerium endast tähendab, et ettevõte teeb aktiivselt koostööd keskkonnaküsimustega tegelevate huvirühmadega. Põhimõte on siin see, et te tegelikult oma nii-öelda koostööpartneritega vaatate, et mis on juba need kohalikku keskkonda, kultuuri tutvustavad teemad, ja võib-olla natukene selgemalt seostate selle sellise oma igapäevases tegevuse või ütleme parema turundamisega ja toote seda võib-olla paremini välja, aga ma kujutan ette, et kõik te mingil määral Saaremaal omavahel või teatud partneritega teete koostööd, et siin ei pea jälle jalgratast hakkama leiutama, mis imeasi see võiks olla. Eesmärk on see, et jällegi tagasi tulles siin jutu alguses, et piirkond ühelt poolt ja teiselt poolt ettevõtjad ja ka vastupidi. Tekiks selline sünergia teatud teemade valdkonnas, siis piirkonna saaks turundada neid tugevusi ja eelkõige siis seda looduskeskkonda, aga miks mitte ka siis keskkonnahoidlikku käitumist, sest see ei ole ainult looduskeskkond. On terve rida näiteid, kus tegelikult on väga
lahe loodusturismi pakkuv ettevõte, aga selline sisemine majandamine kuskil seal kulissi taga võib olla päris jube. Ehk siis tegelikult see ei ole ainult teenus ise, vaid ka oma enda igapäevane majandamine, mis peaks vastama siis sellistele elementaarsetele keskkonnanõuetele. Kas on vahepeal tekkinud küsimusi? No ma võiksin avada selle vee ja energia teema, aga ma arvan, et sellega ma paneksin rappa, sellepärast, et meil on 5 minutit aega, aga nii nagu ma enne ütlesin, see teema oleme otsustanud seda eraldi käsitleda ja ma pakun küll välja, et nüüd erinevate huvirühmadega juhul, kui muidugi on selles valguses ka toimumas või väljatöötamisel mingisugused piirkondlikud strateegilised dokumendid, raamdokumendid, siis kindlasti oleks mõistlik seda natukene ette valmistada koos ja vaadata, mis on need teemad, eks ju. Ehk siis mõistlik oleks jah, et sellistel üritustel me oleme valmis toomas siis eksperte, ehk siis ütleme, siin on energiaaudiitorid ja eksperte, kes võiks anda otseseid näpunäiteid, aga nii nagu me ju tõdesime, on nende investeeringute tegemiseks ka võimalik raha saada, et siis need juba nii-öelda kokku paketeerida ja seda informatsiooni teile kohe ka tuua ja ma arvan, et järgmise aasta alguses on see pilt ka selgem selles osas. Kas see on tekkinud küsimusi? Ja aitäh, Rainer, et panid selle puhkeastis lingi meile siia. Ja ma ühe informatsioonina veel, ma saan aru, et meil on ka turismiõppurid kuuldel, eks ju, ehk siis me siin mingi 5 aastat tagasi tegelikult oli üks suurem projekt, kus oli eesmärgiks roheliste ideede väljatöötamine Euroopa turismisektorile. Me tegime koostööd nii, ma arvan, et ka Saaremaa vastava õppeasutuse inimesed osalesid seal, aga lihtsalt meile tuletuseks, et tegelikult on olemas selline asi, võib-olla sa paned kirja lausa koduleht, kus on tegelikult terve rida siis informatsiooni sellisest nii-öelda rohelise turismi teenusest, kus mul see siin on, greentourism.eu, kus on selline hea materjal, see on nii võimalik ka majutusasutustele, aga see oli pigem isegi suunitlusena sellistele inimestele, kes ennast tahavad täiendada teemavaldkonnas, et anda natuke laiemalt pilti sellisest roheteemadest turismi valdkonnas, erinevatest märgistest, kuidas siis neid erinevaid kriteeriumeid integreerida konkreetselt juba ettevõttesse ja nii edasi. Et meile tuletada, et selline materjal on olemas, ma tean, et Pärnus tudengitele nad kasutavad seda ja ma kujutan ette, et oleks mõistlik saab ühes kohast kiire ülevaate. Ja me kindlasti siin jagame ka siin jooksvalt on siin veel lõppemas või algamas mitmeid selliseid huvitavaid projekte, mis siis üritavad sellist rohe- ja keskkonna teemat turismi valdkonnas paremini tutvustada, et siin me ka siis jooksvalt läbi siis rohelise võtmevõrgustiku tahaksime seda infot teile pakkuda, et saaksite laiemalt seda teemat ka endale selgeks teha. Kas on küsimusi tekkinud? Vist ei ole. Orgaanik on ka oluline, tunnistan, ja kohalik orgaanik, need on need teemad, või siis mahe, ütleme eesti keeli, on teemad, mis on ilusasti integreeritud ka rohelise võtme kriteeriumitesse. Toit eraldi teemana on ülioluline ja tänasel päeval iga enesest lugupidav majutusasutus või turismiteenuse pakkuja peab olema suuteline ka see toiduteemat hästi katta ja jällegi häid näpunäiteid pakuvad rohelise võtme kriteeriumid selles osas. Mis ma siin kiirelt näiteks on tuua, et neljapäeval toimub siis Pärnus sarnane koolitus, nagu toimus kevadel veebis siis Saaremaale. Toimub Pärnus Vaasa hotellis ja Vaasa hotelliga siis läbi rääkides saime endale 80% Eesti menüü. Eesti toorainestest, et alguses meile pakuti bataati ja igasuguseid huvitavaid suuri sõnu, aga saime endale täitsa kohaliku menüü.
mis on väga äge. Aga siis meie viimaseks, siis ma proovin 3 minuti sisse ära mahtuda, sest ma usun, et Lili räägib teile, kuidas asi nagu neil tegelikult on ja see on kindlasti väga-väga huvitav, et ma sooviks talle jätta võimalikult palju aega. Ehk siis kust alustada, kuidas ja keda kaasata. Ehk siis, kui olete suurem, siis teil on kindlasti vaja seda juhtkonna poolset selget nõusolekut, et nemad on teie selja taga kogu aeg, ükskõik mis te siis nagu seal tegema peate, toetavad teid. Leiate endale siis selle keskkonnajuhi või koordinaatori töörühma, et kui te olete ka väike majutusasutus ja teete seda üksinda, siis teed endaga ja oled keskkonnajuht, töökorraldaja ja kõik ühes isikus. Et ei pea selle jaoks kokku kutsuma mingit hullu kogu inimesi, vaid üks inimene, kellel on väga suur tahtmine ja suudab kindlasti asjad ära teha. Ja kindlasti soovitame siis teha projektiplaani ja siis koostada selle ajakava ja ka ressursid kokku panna, et millal te midagi jõuaksite, kus mida on vaja ära vahetada. Et kuna siin oli ka küsimus, et mis see oodatav aeg ja see rahaline mõõde on, siis see sõltub kõik hästi sellest individuaalsest ettevõttest. Osad teevad selle 3 kuuga ära, osadel läheb aasta, osadel läheb pool aastat. Et nii palju kui aega on, nii palju kui ressurssi ja endal nutti on, et kuidas loovalt asjadele läheneda. Siis kindlasti soovitame viia läbi keskkonna ülevaatuse enda seal siis ettevõttes ja siis kasutada selleks näiteks ökokaardistamise juhendit, et kas sa soovid lahkuda? Harjuda puusaharjutus. Sellepärast, et kaua istuda ei ole sobilik. Just. Nii, et siis saadan teile ka siis selle lingikese, et saaksite ökokaardistamise käsiraamatu endale, saate selle üle lugeda ja võib-olla seda kasutada, ehk on siuke hea asi, mida kasutada. Siis kujundate endale need keskkonnapõhimõtted, seate endale eesmärgid, kuhu te jõuda tahate, mis nagu päriselt teil nagu südame põksuma paneb, et mida lähedasem on see eesmärk ja asjad teile, seda lihtsam ja toredam on siis meil tulla auditeerima ja teid nõustada. Kindlasti tuleb täita kõiki esimesel korral, kui hakkate taotlema kõiki kohustuslikke kriteeriumeid ja nagu ma ütlesin, kasutage oma kainet mõistust ja siis koolitada kõiki oma töötajaid. Selleks, et koolitada töötajaid, võite võimaluse korral siis kutsuda kas mind või kedagi teist endale appi, panna endale see koolitus ise kokku, küsides minult mingisugust informatsiooni, et tegelikult on see töötajate koolitamine väga küllaltki lihtne tegevus. Peate lihtsalt kõigile ühtsena nagu selgeks tegema, et kuidas see asi siis teil päriselt käima hakkab ja et kõik seda ka oma igapäevastes tegevustes jälgiksid. Siis ongi see töötajate kaasamine, et iga päev teete neid rohelisi tegevusi ja iga päev töötajaid kaasate ja see ongi nüüd sellest hetkest, kui te otsustate teie igapäevaelu osa, lõpuks see muutub teile harjumuseks ja te tahate veel rohkem. Et motivatsioon, koolitused, kõik, mis teile pähe tuleb, et asja parandada, siis kõik on teretulnud. Mida kindlasti siis veel tähele panna, nagu Harri ütles, õppi siis tundma oma kliente ja partnereid just koostööpartnereid, et Saaremaal sul on võimalik väga paljude ägedate koostööpartneritega kindlasti koostööd teha, et mis teil seal kõike tehakse. Mett ja villa ja saiakesi ja ükskõik mida, eks ole. Siis nagu ma ka enne mainisin, et nii palju kui Üks teist said läbi, et rohkem midagi rääkida. Jah, ma kadusin ära, kas ma olen nüüd tagasi? Jaa, oled. Ja, väga hea, okei. Siis panen nüüd selle siia ette tagasi, väga huvitav. Igal juhul nii palju kui nutti on, nii palju laske tulla ja siin see viimane asi, et kvaliteet võrdub kestlikkus, et mida kvaliteetsemalt ja läbimõeldumalt asju teete, seda keskkonnasäästlikumad te olete. Et kindlasti mitte hakata endal tegema seda, nii nüüd hakkame roheliseks, viskame kõik kõrred ära. Ei, kasutage kõik need kõrred ära, muidu see lihtsalt
aja ja ressursi raiskamine. Siis nagu siin on lihtsalt siis kõik uuesti räägitud. Taotlusvormi siis saab saata läbi Puhka Eestis portaali. Seal on kõik ka ilusti kirjas, mida tuleb ka mulle saata. Kui on küsimusi, siis greenkey@sei.org ja ma vastan teile esimesel võimalusel. Kõik küsimused võite samuti sinna panna. Kui on vaja mingisugust spetsiifilisemat abi, siis mina juba otsin Evelinit ja Harrilt abi ja saadan teile ka võimalikult kiiresti vastada. Siis ülevaatused toimuvad igal 1., 2., 5. ja 8. aastal. E-taotlusvorm tuleb täita igal aastal, siis vaatame need iga aasta ka üle. Sellised tavalised tegevused, et Lili kindlasti võib sellest rääkida. Temaga tegime nüüd sellel aastal esimest korda e-taotluse ära, eks ole, noogutad, väga tore. Ja midagi rasket seal ei ole. Igal aastal siis tuleks lisada ka paar mittekohustuslikku kriteeriumid. Seal on sellised veega seotud, toitlustusega seotud, et usun, et iga aasta leiate ikka midagi, mida ära teha. Omalt poolt siis pakume, nagu ma rääkisin, Puhka Eestis võimalusi, siis saate endale sellise ägeda klaasist sildi seina peale panna. Saate trükiseid me enam ei väljasta. Nüüd võimaldame GreenKey ettevõtetele sellist slaidiprogrammi, mida kasutada oma telekates. Lili minu meelest sai ka vist viimased lipud meie käest, kui ma õigesti mäletan. Ja, just nii. Ja selline ongi, et mida vähem on sellist paberit meil, aga mida rohkem teie ise enda poolt ära teete, seda rohelisemaks me muutume. Ja ühendust siis võib võtta ka Evelin Piirsaluga, kes on ka siin kuulamas. Ma vahepeal nägin, et ta tuli sisse. Ja siis greenkey@sei.org minuga ja võib ka helistada. Siin on üldtelefonilt siis suunatakse siis kas Evelinile või otse mulle. Kui kellelgi on küsimusi, siis palun küsige. Aga muidu mina hea meelega annaksin oma sõna edasi Lilile. Nii, tere! Kõik kuulevad mind, et päris tore oli seda kõike kuulata, et see ei ole olnud midagi nagu väga uut, et mõned huvitavad faktid, mis nüüd tulid ja mida ma kavatsen nagu edaspidi nüüd uurida. Aga minu teema oli siis see, et natukene anda siis nagu teada sellest, kuidas meie kunagi selle GreenKey'ga taotlemisega alustasime ja kuhu me siis tänaseks päevaks nagu jõudnud oleme. Et kuna Maria andis mulle väga head küsimused ette meilis, siis ma otsustasingi, et ma selle põhjal tegelikult selle üles ehitan. Et panen praegu siia ka ühe slaidiprogrammi, et ma räägin siis sinna juurde sellele. Katsun kohe nüüd minna. Nii, kas on kuulda ja näha? Sind on näha ja kuulda, aga sinu esitlust slaidiprogrammi ei tulnud või? Huvitav. Ei ole praegu. Huvitav. Küll share'isin teda. Üks hetk, proovin uuesti. Ja nüüd on näha. Ja. Ahaa, okei, siis võttis lihtsalt ilmselt natuke aega. Nii, et tere tulemast kõigile. Minu nimi on Lili Lind ja olen Pesa hotelli tegevjuht ja me oleme GreenKey, hakkasime taotlema aastal siis 2006. Alustasime selle tegevusega põhimõtteliselt.
Ja esimene küsimus, et miks me üldse otsustasime Green Key märgist taotlema hakata. Et kõigepealt see, et meie hotell on, peame seda väike hotelliks, me sai valmis aastal 1991, nii et sellel aastal meil on juba 29. sünnipäev siin tulemas. Meie hotellitoad on tegelikult ikkagi sellise loodussõbralikest materjalidest. Meil on põrandal endiselt parkett, mida me oleme siin renoveerimiste käigus korduvalt lihvinud, lakkinud uuesti, ja mööbel on täis puit, et see nagu juba oli üks põhjus. Et meil oli nagu mingisugunegi põhi olemas. Põlvamaa tunnuslause, Põlvamaa rohelisem elu. See slogan on juba Põlvamaal aastast 2002. Ja et siis suunata inimesi väärtustama loodust, kultuuri, olla Põlvamaa kui rohelisema piirkonna turuliider, keskkonnasõbraliku puhke ja aktiivse vaba aja teenuse pakkumisel. See oli meil ka selline võimalus ka ühtepidi, et anda nagu sellele Põlvamaa sloganile ka oma panus. Teine põhjus muidugi oli turunduslik eesmärk, mis seal salata, et tahtsimegi olla siis esimene majutus Põlvamaal, kes korraldab siis oma tegevust keskkonnasäästlikult ja kindlasti ka andis meile teatud konkurentsi eelise tuntuse nii Põlvamaal kui ka Eestis kui ka väljaspool Eestit. Ja mis oli ka väga oluline, oli siis, et energiaalase keskkonnamõju hindamine. Tegelikult me olime seoses selle märgi taotlemisega sunnitud kohe tegema ka siiski selle pesahotelli kaardistamise ja eesmärgiga siis säästa elektrit, vett, soojuse, energiat, aga see kõik on ju tegelikult kokku raha. Et eks tänasel päeval on see täpselt sama lugu, et süsiniku jalajälje vähendamine on tegelikult väga oluline. Ja alustasime sellega siis selle protsessiga 2006 detsember ja me käisime EAS-i koolitusel ja sellest sai asi kõik alguse, et mõtlesime, et miks ka mitte, et alustame, hakkame sellega peale, vaatame, mis meil on ja hakkasimegi siis koguma andmeid rohelise võtme kriteeriumite täitmiseks ja kaardistasime kõik oma energia, kulu, kõik meie kriteeriumid vaatasime üle ja käisime ka väga palju rohelise võtme koolitustel sel ajal, mis korraldas EAS. Ja nendest oli ikka väga palju abi, et kui sel ajal me alustasime, siis tegelikult see ei olnud meie jaoks väga selline teema, millest oleks väga palju räägitud, et see oli väga silmi ava meie kõikide jaoks, et see koolitustel osalemine, et Saka mõisas oli koolitus ja ma mäletan väga hästi, kuidas me käisime Ravnselsi jäätmejaamas ja mida me seal nägime, et need olid väga olulised sellised mõjutajad ka. Siis Amende villas käisime, mis olid sel ajal. Koolitused korraldati Eestis ka erinevates rohelise võtme majutusasutustes või siis rohelist võtit omavates ettevõtetes, et see oli nagu ka kokkusaamine oli väga oluline. Siis tegime juhtkonna koosoleku, kus osales siis hotelli omanik ja siis meie juhtkond, et esialgu me siiski üritasime nagu leida nagu sellise meeskonna, kes siis nagu sellise tegevuskava koostamisel ja selliste eesmärki püstitamisel nagu tegelema sellega hakkaks. Tegelikult on ju väga palju erinevaid valdkondasid, et on ju majutuspool, toad, on toitlustuse pool, meil on catering,
päris võimas, et oleks kõik elualad kaetud, et siis kus midagi nagu annaks siis nagu parendada. Töötasime niinimetatud tõesti keskkonnapoliitika, ütleme siis tõesti eesti keeli, et need põhimõtted välja, et mida me tahame. Ja siis oli muidugi oma töötajate kaasamine oli väga oluline. Et see kaasatõmbamine on, kellele tuleb see lihtsamini, kellele mitte, aga siiski meil olid üldkoosolek, oli rohelise võtme teemadega ja koos oma töötajatega tegelikult arutasime läbi kõik need, mis meil on olemas ja mis meil on võimalik saavutada. Ja siis oli meil külastajate keskkonnaalane informeerimine algas, et see oli ka võib-olla üks keerukamaid asju üldse, sellepärast, et kas või näide, et jälgides palju me kulutame vett, siis dušides valamusse tulev kraanivesi, et me panime sinna ette ikkagi sellised, ütleme nii, et püüdsime vett säästa, et teda ei tuleks nii palju ja inimesed tegelikult tulid küsisid, miks teil veesurve nii väike. Et see oli nagu see üks selliseid, et sa põhjendad ja püüad neile selgitada, miks, et see ei ole väike, vaid teie kasutate võib-olla seda liiga võimsalt, seda ei ole vaja nii palju vett, et me ju ei pea seal ujutama ennast. Ja rohelise võtmemärgiseni jõudsimegi 2008 oli siis Laitse graniitvillas, mis oli ka suurepärane üritus, siiamaani on meeles, kui see kohtumine ka kõiki teistega, kes sel hetkel olid nagu saanud selle märgise. Ja muidugi võib öelda, et see protsess, et see kestab ju tegelikult kogu aeg edasi, et igal aastal püstitame uued keskkonnaalased eesmärgid ja kui vaadata neid kohustuslikud kriteeriumid on seal ja on need soovituslikud kriteeriumid, siis tegelikult kohustuslikud peaksid olema nagu, see oli juba nagu loomulik, et need on täidetud, aga need ka soovituslikke ikka päris jätkuvalt niimoodi liigume sinna suunas, et nendega ka edasi minna, et siin kraanivesi on meil joodav, mingid lihtsad asjad, vegan menüü, mis me oleme siin aastate jooksul, mille me oleme toonud siia oma alakart menüüsse, et enne seda oli ikkagi mitte ainult kokkadele, vaid ka ikkagi kogu ettevõtte töötajatele, kõigil oli koolitus, mis see üldse on, mis see endast kujutab ja miks me seda peame tegema. Ja ei ole ka mõtet arvata, et väga väevõimuga midagi saab teha, et tegelikult ongi väga oluline seda selgitada inimestele ja see läheb tööle ja muidugi teistpidi ka see, kas või rääkides sellest vegan menüüst, siis tegelikult ikkagi väga palju on inimesi, kes seda juba nagu küsivad ja loomulikult siis tuleb seda ka teha. Loomulikult on meie maja suitsuvaba, meil ei ole ka suitsetamiskohti, me püüame seda üldse vältida, isegi maja ees oleme tõstnud sellise suitsetamise koha nagu eemale, et suvel seal lahtistest akendest hotellitubades nagu suits ei leviks. Mis on veel, et me oleme siin vahepeal pannud päikesepaneelid maja päiksepoolsele küljele, 68 tükki sai siin paar aastat tagasi pandud ja 19 kilovatt-tundi, et kuna me siin 2 aastat tagasi otsustasime oma amortiseerunud pubi
asemele ehitada samadesse ruumidesse minispa, siis et see elektrienergia ja mida me seal nagu tõenäoliselt oleks see tulnud meil kindlasti lisandunud meile, siis tänasel päeval on selgunud, et tegelikult meie elektrienergiakulu ei ole kasvanud, sellepärast et need päikesepaneelid siiski kompenseerivad selle. Nii, millised olid suurimad väljakutsed, et võib-olla nagu see oligi see töötajate kaasamine ja nende keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine, ja nendest ka mingitest vanadest harjumustest loobumine, et kohvipaks, kuhu see käib ja mis iganes, et inimesed ju tegelikult tulevad igaüks oma keskkonnast siia kokku, et kuidas nad, millised on nende harjumused ja seda oli, need algaastatel oli kõige keerulisem teha. Klientide keskkonnaalane informeerimine, nagu ma ennemgi ütlesin, et see oli ka päris keeruline, et me step by step, meil olid küll tubadesse, panime infomaterjalid, meil on igal pool on nähtaval kohal see Green Key ja me ise küll kodulehe küll, et me püüame seda nagu seda ikka ise ka väga turundada, seda märki. Ja mis veel ka võib-olla suur väljakutse, et rahaliste vahendite nappus suuremate investeeringute tegemiseks, et kui sa ikka alguses avastasid, et elektrikulu ja et see on nagu ikkagi päris suur, et sooja sõlme renoveerimine, kõikide valgusallikate väljavahetamine, et tegelikult see kindlasti oli ka ikkagi vajas ressurssi. Nii, ja suur osa ühiskonnast ikka suhteliselt hoolimatu suhtumine ka meie ümbritsevasse keskkonda ja ka nende nagu selleaegne teadmatus, et meil on hotellis väliterrass, millel on varikatus. Ja kui meil on tubades silt, et meie tubades ei suitsetata ja siis varikatuse kohal üleval on hotellitoad, siis ühel hetkel me avastasime, et sellel varikatusel on sees suitsuaugud, et inimesed lihtsalt viskasid oma konid sealt välja, et see kõik tegelikult, sellega pidi igapäevaselt tegelema, et see ei olnud niimoodi, et ma panen sildi välja ja kõik töötab. Et kas ja kui palju pidime kasutama kõrvalist abi, no igal juhul oli kõrvaline abi oli väga oluline, et meie alustasime sel ajal, kui EAS-is oli Tiina Tarva, Kaisa Kurmsalu, et Kaisaga olime ikkagi väga tihedalt kontaktis tol ajal, et läbi koolituste mingid küsimused, siis kõik erinevad keskkonnateemalised koolitused keskkonnakoordinaatorile, ettevõtte töötajatele, õppereisid hotellidesse, rohelise võtme hotellidesse, keskkonnaettevõtetesse. Need olid väga olulised. Kasutasime ka Tiina Kilteri abi ja see oli eelkõige just sellise toitlustamise poole peal. Ja muidugi nüüd hiljem siin ikkagi Liinavärs oli meile tugev tugi, et ükskõik mis küsimustes ja nüüd oleme Triinuga siis siin juba ka mingi aasta aega suhelnud, et väga tore on ka Triinu, et peab olema inimene, kelle käest küsida, et üksinda võid jääda stoppama ja see selline entusiasm võib niimoodi kuidagi kaduda. Et soovitan kõigile. Ei kaotame selle entusiasmi kuhugi. Ei, ongi õige. Nii, mis kasu on märk meile toonud, et ma siin natuke püüdsin nagu kuidagi niimoodi eraldada, et konkurentsieelise kindlasti, et kliendid hindavad puhast keskkonda ja selle põhjal teevad oma valikud.
tegelikult on näiteid päris palju, et tuua, et võib-olla isegi mitte nii palju eestlased ei küsi, kui on välisturistid, kes helistavad, kirjutavad, küsivad. Näiteks sakslane küsis, et teil on roheline võti. Ma tahan tulla Eestisse, ma tahan rohelise võtme hotelli tulla, aga ma näen, et teil see on ja ma tahan teada, mida te tegelikult teete, mitte see, mis teil on kodulehekülje peal või mida ma võin lugeda isegi. Ja siis me saatsime talle vastu sellise lühidalt oma maja põhise, et mis meil siis tegelikult on. Ja tegelikult ta valis meie hotelli ja tuli, et kindlasti on see väliskülaliste puhul väga mõjuv otsuse tegemisel. Ka Eestis on siiski juba ikkagi järk-järgult asjad inimesed on teadlikumaks muutunud ja hindavad seda. Töötajate värbamisel on see ka tegelikult väga oluline, et eriti viimastel aastatel, kus on tegelikult tööle hakkavad tulema see YZ põlvkond, kellele tutvustades kohe, ütleme töövestlusel või siis töölepingut sõlmides, kui me räägime Green Keyst ja sellest, mis on meie põhimõtted, mida me siin teeme, nagu sellise sissejuhatavad põhimõtted, siis tegelikult nad on väga aldis ja see on nende jaoks väga oluline, et meil on see igal juhul küll töötanud. Turundamisest siin ka eelnevalt juba eelkõnelejad siin juba rääkisid, et tegelikult see peakski nii olema, et me nagu ei saagi seda kuidagi teisiti enam mõelda, et see hakkab juba elementaarseks, võiks juba muutuda. Rohelise elu ja mõttelaadi auses hoidmine oma töötajate hulgas, et me oleme teinud siin metsa istutamise päeva kevadel näiteks oma töötajatega, oleme käinud metsa istutamas, siis oleme osalenud siin maamessil oma kohalike roogadega, omakandi menüüga ökofestivalil, mis on siis iga-aastane Põlvamaa selline tähtsündmus, siis jalgratastel tööle ja oma inimesed üritavad siin juba ennast jalgratastel tööle sättida. Siis meil on olnud hotelli terrassile talveks pandud linnurestoran, mis on siis ütleme nii 1,5 korda 1,5 suur ja selline atraktsioon, et selle eest me saime 2010 ka Põlvamaa valitsusarenduskeskuse sellise rohelise mõtlemise uudse idee eest tunnustuse, et see on ka selline üks ja muidugi rahaline kokkuhoid siis, et jätsingi selle nagu kõige viimaseks, et tegelikult see niinimetatud keskkonnaindikaatorite jälgimine, et see tegelikult sellest oli nagu ka rahalise poole pealt ikka väga palju abi. Et ma korraks lähen järgmise slaidi peale, et mul on siin tehtud selline ütleme niimoodi pigem mitte näitena see, et kui me alustasime 2007 siis ja 2019, et siin on ära siis toodud mul nagu ütleme suurusjärgus need põhilised indikaatorid, elekter, vesi, soojus ja jäätmed. Et mis siis tegelikult oli 2007, kus kohas me asusime oma näitajatega ja siis nüüd mis on siis, kuhu me oleme tänasel päeval jõudnud. Aga muidugi siin vaatate, et see näiteks soojus on tõusnud, siis see kõik tegelikult on ka ikkagi väga palju sõltuvuses käibest, et kui me 2007, kui oli netokäive oli siis 460 000 ütleme, ja praegu on 603, siis loomulikult see me
ütleme võrreldes eelmise aastaga, siis see on ka ikkagi, kui sul on käive ja sul on tegevust, et siis see loomulikult ka ikkagi tõuseb see, ütleme, see näit. Aga siin on väga hea on seda jälgida, et see tumepunane joon on käibenumber ja et mismoodi ta on siis liikunud ja mismoodi on siis erinevad indikaatorid töötanud. Et ühel hetkel me avastasime samamoodi siin 2014, et vesi, mis on juhtunud, aga ja olidki torustikulekked ja nii edasi. Et elekter loomulikult, pärast ütleme valgustite leedide vastu vahetamist, et tegelikult kukkusid ka elektrinäidud, soojuse näit kukkus pärast seda, kui me panime tubadesse radiaatoritele peale regulaatorid, ikkagi keerasime kütte maha talvel sel ajal, kui miinimumi peale, kui ei olnud kliente. Siin on veel, ma ei teagi, neid igasuguseid selliseid näiteid võib hästi palju tuua nende aastate jooksul, et 2006 kuni 2011 me igal juhul saavutasime 40% kokkuhoiu elektrienergia poole pealt. Et ma läheks nüüd võib-olla tagasi korraks siia, see oli nagu selline soojuse elektrienergia ja registreerimine igakuine analüüs, aga siis ka muidugi see puhastusvahendite keemia ületarbimise vältimine, et vahetasime välja puhastusvahendite firma, kõik ikkagi rohelise märgisega puhastusvahendid tulid kasutusele, vahetasime välja dosaatorite vastu ikkagi kõik ühekordsed seebid, šampoonid, ühekordsed nõude kasutamine on viidud miinimumini. Samuti igapäevaselt paberi kasutamist vähendame, aga see tegelikult ju kõik ka ikkagi taandub rahale, et see tegelikult on väga oluline, et nii rahalises mõttes kui ka ütleme see, mis rohelise jalajälje me ikkagi siia maha jätame. Nii, nüüd ma lipsan siit jälle üle ja rahulolu Greengi märgiga ja meie plaanid edaspidiseks. Siin on nagu siis, ma tegin sellest uuest tegevuskavast nagu väikse sellise väljavõtte, et kuna me restoranis me nagunii kasutame kohaliku toorainet võimalikult palju, aga no, üritame järjest ikka veel tõsta seda osakaalu, siis kuna meil on minispa ja seal peavad olema ikkagi, ütleme, niinimetatud plastiknõud, siis olgu nad siis kas mitmekordseks kasutamiseks või biolagunevad. Noh, lehtkätte paberihoidjad vahetasime juba ära sellise Lindströmi kätekuivatusriide vastu, et siis ka mitte paberit ei kuluks, nii palju ei kasutataks. Hotellitubadest tahtsime vahetada välja need, mitte koristada sildid. Selle idee sain käies rohelise võtme hotelli inimestega koos Hollandis, seal ikka noppisin nii mõnegi idee sealt, mida meie oma majas ka kasutada saaks ja see on üks nendest. Ja siis soetasime koristamiseks veekulu vähendamiseks põrandapesumasina, nõudepesumasin ökonoomsema kuppel nõudepesumasina vastu plaan vahetada, sellepärast, et praegu on keerulised ajad turismis, nagu kõik teavad ja et siis nõudepesija või köögiabitööline, et võib-olla on see Kokal on selle kuppel nõudepesumasin ja tema saab sellega, jõuab ka selle töö ära teha veel. Ja muidugi kõik meie uued seadmed, mis me oleme siia soetanud, et kõik on meil ikkagi energia
parimate energiamärgistega, ja siis siin oli mulle, et uurida võimalusi hotellihoone katusele lisada päikesepaneelide paigaldamist, et tegelikult sellega me juba praegu tegeleme, projekteerimine käib ja tõenäoliselt aasta lõpus, et me peaksime need ka saama, ja siin on siis meie hotelli see külg, kus meil on siis päiksepaneelid praegu ja siis seesama katus, mis ootab siis uusi, et igal juhul me ei ole mingit kavatsust siin kellelgi loobuda Green Key märgisest ja ootame teid kõiki külla, et tulge vaadake, meile endale väga meeldis, kui me saime ise käia teistes kohtades, et see on hästi oluline. Et praegusel hetkel, kui on küsimusi, siis palun tulistage, ma hetkel nagu olen lõpetanud. Ma kohe siit loen chatist, üks küsimus vahepeal on tekkinud. Praegu. Et kuidas te oma spa puhtana hoiate ökotoodetega? Või kas patustate? Hoiame puhtana. Meil on väga hea, ütleme, Ecostern, selline puhastusvahendite firma ja me oleme, kuna meil on spa ka ainult 2 aastat vana, siis me alustasime tegelikult juba päris alguses, tegime selgeks, millega me saame puhastada ja millega me saame puhtaks. Et nende abiga me oleme siin praegu isegi ei saa nuriseda ja me teeme ka ikkagi sellist süvapuhastust aeg-ajalt, aga üldiselt me siiski väga ei patusta. Et ma arvan, et kui puhastusfirmadega rääkida ja katsetada vahendit, et kuidas see töötab, võib-olla hoopis vaja koolitada seda koristajat, et ta seda vahendit kasutaks õigesti, mitte peale ja kohe lapiga maha, et need kõik asjad peavad mõjuma ja see on ka üks selline asi. Hetkel tundub, et rohkem küsimusi ei ole tekkinud ja ongi aeg lõpetada. Ja ma olen vist ajas. Sina oled ajas, kõik on tegelikult hästi, midagi hullu ei ole. Aga aitäh Liili põhjaliku ja ausa ja läbipaistva ettekande eest, et kindlasti korra nagu paneb kukalt kratsima mõne, et pole üldse lihtne protsess, aga lõpuks kindlasti tasub ära, on ju? Kindlasti tasub ja tegelikult alguses tundus see protsess ka meile päris hirmuäratav, aga nüüd, kui me iga aasta peame pikendama, siis ei ole, täna ei ole see enam nii. See on kuidagi loomulikult juba tuleb, on ju? Ja, just. See on mõtteviis pigem. Just. Ja. Tore, aitäh. Ma vaatan, meid on üsna väheks jäänud, aga ma loodan, et need, kes on jäänud, et need nagu päriselt planeerivad ka märgi kasutuselevõttu. Evelin ja Triin ja Harri on juba lahkunud, aga aitäh ka neile ja sulle, Liili. Ja ma panen meiliga lingi tagasisidele ja paar linki veel märgis enda kohta. Ja siis vaatab edasi, mõtleme, kuhu edasi. Hoiame sidet. Aitäh teile! Olgu! Head aega! Head aega!